Kas sina teadsid, et uus kuum trend on reisid mitte kuhugi? Ka mina bukkisin endale ühe sellise reisi, et näha, kuhu see viib. Tallinna sadamaid läbis 2019. aastal pea 11 miljonit reisijat ja ka minu reis algab täna Tallinna Sadama teeterminalis ja reisi läbib mind Tallinki Silja Euroopa parvlaev. Minu reisi esimene sihtpunkt on loomulikult eksklusiivne kaptenisild, kus meid ootab tõeline veteran, kes on Eesti ja Soome vahet merd künnud umbes 15 000 korda. Ja Silja Euroopa ise on ka üks suur laev, mis on umbes 200 meetri pikkune, üle 30 meetri lai, mahutab 1000 reisijaid ja 400 autot. Silja Euroopa on päris suur laev, et kuidas sellise suure laeva juhtimine reaalselt siis käib? No kui me võtame nüüd seda moodi, et hakkame sadamast minema, siis me peaks liikuma kohe sillatiiva peale. Seal on olemas manipulaatorid, millega kapten vahetult liigutab laeva roole, muudab sõukruvide töörežiimi ja sealt käivitatakse ka vööri ja ahtri põtkurid. Ja nende seadmetega saabki siis laeva manööverdada ja kui on vaja, siis kas või koha peal ringi keerata, kui nii palju ruumi on. Meie laeval on siis 2 roolilaba, mis on juhitavad siit. Neid roole saab keerata sünkroonselt ja neid võib keerata teineteisele vastu. Manöövrite ajal saab seda tehtud teineteise vastu keerata. Kui mere peal sõidame, siis nad töötavad sünkroonis. Need 2 kangi liigutavad sõukruvide labasid. Manöövrite ajal sõukruvid töötavad ühe pöörete sagedusega ja ühes suunas. Ja meie siis kiiruse reguleerimiseks me muudame sõukruvidel labade sammu. Nii et nad võivad töötada edasi, võivad töötada tagasi sammuga. Ja siit nende 2 kangi all on siis 3 vööripõtkurit ja 1 ahtripõtkur. Peal on siis meil vahis 2 laevajuhti pidevalt. Siin see parempoolne koht on kas siis kapteni või ühe tüürimehe oma, kui kapten sillas ei ole. Ja järgmine keskmine koht seal on siis teine tüürimees. Ja siit käib siis samuti juhtimine nende samade seadmete üle, mis manööverdamise juures meid liigutavad sõukruvid, roolid, põtkurid masinatel. Siin on siis meil elektronkaart, mille pealt me näeme, kus me asume. Sinna on kurss joonistatud ja kuhu me sõidame. Siin on radarite ekraanid, need on praegu seisu ajal välja lülitatud. Siia peale projitseerub ka meil elektronkaart ja kurss. Ja siin on siis süsteemide näidud, mismoodi meil seadmed parasjagu mida teevad, milline on kurss ette antud, milline on see kurss, mida laev hetkel hoiab, milline on pöörde raadius, tuule parameetrid, siia saab sügavust peale panna, näitama, et kajalood näitab, palju meil seda vett seal põhja all on. Ja üldiselt neid nuppe, tulesid, kõike värki on siin palju veel muid. Ja ees on siis rooli madruse töökoht. Tähendab, siit siis mees istub, keerab rooli ja siit toimub siis käsitsi rooli labade juhtimine, kui seda on vaja. Põhiliselt me sõidame automaatika abil. Nii et käsitsi sisuliselt rooli juhtimine toimub ainult sadamasse tulekul, sadamast välja minekul ja siis tavaliselt kapten teeb seda ise sealt tiiva pealt, kus me seda pisikest ekskurssi siin alustasime. Kapteni järel laevas teine mees on intendant. Ja Richard, mis on intendandi töö?
No intendant juhib reisilaeval reisijate teenistust, mis siis hõlmab endas neid restorane, baare, hotelli, kauplust, ladu, kõike meelelahutust. Nii et selline lõbusam osa, ütleme, võrreldes tekimeeskonna ja masinaga, et see on minul. Ja meil on täna selline teistsugune reis mitte kuskile. Mida see endast kujutab, kuhu see reis meid viib täna? No see reis toob teid kõigepealt Silja Euroopa pardale, mis muidu tavaoludes kurseerib, eks ole, Tallinna ja Helsingi vahel ja on rohkem niuke võib-olla soomlastele suunatud kruiisilaev. Siis nüüd seisame me Tallinna sadamas ja ootame siia ka Eesti inimesi külla, kellele võib-olla see laev ei ole nii tavapärane ja harjumuspärane, et ollakse rohkem käidud nagu Rootsi kruiisil. Ja siin me pakume siis inimestele võimalust veeta üks tore päev koos perega, praegu eriti, kui on koolivaheaeg. Ja meil on pardal siis avatud kauplused, töötavad restoranid, on päris korralik meelelahutusprogramm pisematele, erinevad ekskursioonid, sillaekskursioon on väga populaarne, laevaekskursioon, on šampanjakoolitus, nii et tegemist jätkub ja tasub tulla kindlasti. Suur tänu! Ja nüüd ma pea ees sukeldungi mitte merre, vaid Silja Euroopasse ja sellel on 14 korrust. Ehk võib öelda, et see on praegu Eesti suurim meelelahutuskeskus. Ja kuna on hommik ja mul on hommiku kohvi joomata, siis suundungi ma esmalt kohta, mida mandril Eestis üldse ei ole. Ja ma tulin Starbucksi. Nagu ma ütlesin, seda Eestis mujal üldse ei ole. Ja ma valisin endale menüüst erinevate huvitavate kohvijookide ja teejookide vahelt välja Iced Caramel Macchiato. Nii, palun mulle üks Iced Caramel Macchiato. Nimi on Hendrika. Kuna Starbucksis kirjutatakse alati kliendi nimi sinna topsi peale, et teaks, kelle jook see on, siis nii see siin käib. Reisi osaks loomulikult on shoplemine ja ma tulingi siia kaubamaja ja uurin nüüd, kuidas on see ujuv kaubamaja erilisem kui tavaliselt maa peal seisvad kaubamajad? Erilisus seisnebki selles, et siin on eriliselt head hinnad. Meil on juba normaalhinnad ja tavahinnad reipalt soodsamad kui maakaubanduses ja nüüdsest oleme lisanud veel lisaallahindluseid ja kõike muud soodustust, mis teeb selle hinna veel eriti eksklusiivseks kliendile. Ja kas kaubavalikus on ka erinevusi? Ja loomulikult, meil on väga tuntud brändid ja tuttavad kõigile kindlasti ja on olemas ka selliseid tooteid, mida ei leia, ütleme siis Eesti poolsestest kaubanduskeskustest. On sama bränd, aga eri valikud ja kollektsioonid. Okei, super, väga huvitav. Mina lähen neid valikuid nüüd uurima. Kuna laeval on letihinnad juba niikuinii võrreldes mandriga 20% soodsamad ja siin on ka lisasoodustused kuni 50%, siis see teeb soodustuseks kokku kuni 70%. See reis tõi mind isegi väikesele nostalgiareale. See siin on tükike minu lapsepõlve. Vaadake seda muumimammat. Ma tahan ka.
tahan seda endale. Mummipapa on ka siin. Peale väikest eksamist jõudsin ma 8. tekile. 8. tekil asub baar, veel üks baar, kasiino, grillhouse, pubi ja palju muud. Minu tark mees taskus ütleb, et ma olen siiamaani avastusretkel juba teinud üle 3000 sammu ja nüüd on küll aeg oma jõuvarusid täiendada ning selleks tulin ma Grand Buffeesse. Brunchi juurde kuulub ka klaasike vahuveini. Tere! Alkoholivaba või alkoholiga. Mina valin alkoholivaba, sellepärast, et ma pean autoga sõitma. Suur tänu! Super, aitäh teile! Teie terviseks! Nüüd ma olen sukeldunud väga eksklusiivsesse kohta, kuhu tavareisija muidu ei satugi. Ma olen jõudnud laevas südamesse, masinaruumi. Mis siin toimub? Minu jaoks näeb välja nagu see kosmoselaev. Tegemist on nüüd masina keskjuhtimispuldiga ja siit siis käib kõikide laevasüsteemide, mehhanismide opereerimine, jälgimine ja igasugustele alarmidele reageerimine. Ja siin on mehitatud 24 tundi vahiteenistus. Põhiülesanne on siis vaadata, et laeva süda tuksuks ja mootorid töötaks. Jah, tõrgeteta töö, ohutus, et kõik see oleks tagatud. See on peamasinaruum. Peamasinaruum. Siin on päris soe. Laevakeskkonnas neid ei nimetata mootoriteks, öeldakse peamasinad. Ja siin laevas on meil siis 4 peamasinat, MAN, Burmeister ja Vaini peamasinad, kogu võimsusega 31 800 kilovatti. Et kui teil auto on juba võimsamat sorti, siis ta on kuskil paarisaja kilovatine, et siis arvestage ise, kui võimas on meie jõuseadmete kogu võimsus. Ja lühidalt öeldes siis kummagis pardas on meil 2 peamasinat ja töötavad siis läbi reduktori, kus siis sealt edasi läheb siis läbi võllide sõukruvile. Masinad töötavad meil ühtepidi ja edasi ja tagasi käik antakse siis sellega, et muudetakse
sõugruvide sammu asendit. Siin on tegemist aurukateldega. Meil on 2 aurukatelt, abikatlad nimetatakse neid. Ja see on selleks vajalik, et talvel laev soe hoida, vaja on kütuseid ette valmistada, ette soendada ja selle tarbeks on meil aurukatlad. Hetkel me nüüd viibime abimasina ruumis ja neid abimasina ruume on meil 2 ja nendes paiknevad siis abimasinad, mis siis toodavad elektrit laevale, laeva valgustuseks, mehhanismide käitamiseks ja iga abimasin on meil 3000 kilovatti ja sellega on tagatud kogu selle kompaktse linna varustamine elektrienergiaga. Hetkel oleme ka jõudnud sellisesse faasi, et meil on valmidus ka kasutada kalda elektritoidet ja põhimõtteliselt lähiajal me läheme ka üle siis kalda elektrivoolule, siis on abimasinatega kalda või sadamas seistes on vaikus. Nagu ma mainisin, kaldaühenduse trafoga, et siia sisse tuleb siis kaldalt 11 000 volti ja see siis trahvo abil muudetakse siis 660 voldi meile siis nagu seeditavaks pingeks. Et see süsteem on valmis ehitatud, lihtsalt veel mõned formaalsused on veel lahendada ja siis me saame minnagi rohelisele kalda elektrienergia tarbimisele, et sellega siis kaob ära mürareostus Tallinna sadamas, väljalaske gaaside reostus, et sellega me kindlasti muudame elukeskkonda palju rohelisemaks. See laeva süda tundub minu jaoks väga muljetavaldav ja samas ka keeruline. Kuidas sellise ameti peale üldse saab? No selle ameti peale, et saada, oleks kõigepealt vaja tahtmist ja huvi tehnika vastu ja ütleme niimoodi, et üle poole meie personalist on siin kõrgharidusega ja selle saamiseks tuleb käia koolis 5 aastat. Ja siis tuleb ennast tõestada ja areneda, sõita oma järgmised staažid välja ja siis on võimalik lõpuks jõuda siis vanemmehaaniku positsioonile. Et ütleme niimoodi, et peale kooli see võtab ikka minimaalselt 10 aastat, et saada vanemmehaanikuks. Vau, kõik ei olegi nii lihtne, kui tundub. Minu tänane reis mitte kuskile on saanud läbi. Kas sellist reisi on mõtet ette võtta? Mina ütlen, et loomulikult jah, sest et me reisime ju selleks, et saada rutiinile vaheldust ja uusi kogemusi. Ning tuleb välja, et selleks võib ka reisida mitte kuskile.